tere! Tervitused taas kord ilusast Roomi rannast. Käes on siis 20. september vist. Ja istun siin rannas. Kerge meditatsioon. Olen minemas filmivõtetele. Jah, Olev hakkab ilmselt kuulsaks saama. Paljud mõtlevad, kus sul enam saada on, et sa juba oled päris kuulus. Sanatam Kaur on tulemas Eestisse üks hingelaulik, kes siis hakkab filmima ühte videot. Lähen siis aitan välja ja saan selle inimesega kohtudest. Piletit mu kontserdile veel ei ole, mis ma kuulnud on välja müüdud, et vaatame. ehk leiame lahenduse kuidagi. Mõtlesin, et teen siis väikse postitusi jällegi korvamaks neid postitusi, mida ma vist üles ei pane. Mida ma olen kogunud siin nii suvel kui ka Eestis ja toimunud on huvitavad, nagu ikka, olen ennast koolitanud, olen saanud palju tagasisidet ja ma olen täna siis selles seisus, et ma ei tea, kas ma tahan nagu enam kõik avalikult välja öelda. Minu enda jaoks on olnud see väga vajalik, kõik, mis ma olen öelnud, teinud, minu enese teadvustamiseks, et see ongi nagu üks asi, mis ma nagu avastan, et minu postitused ja blogi on tekitanud väga palju pahandust mulle. Minu enda jaoks on see kõik väga oluline olnud, sest mina usun täna siiani, et ükskõik, mis laadi probleemile lahendust otsid. Tervis, suhted, elu mõtte leidmine, mis nimeta ainult. Minu jaoks üks aluseid on teadvustamine probleemist, olles lihtsalt teadlik. Nii palju kordi me tormame kuhugi lahenduse poole, tegelikult teadmata, mis see tegelik probleem on ja siis juhtubki see, et me muudkui otsime ja üritame lahendada ja tegelik probleem püsib. Ehk kes mu blogi on siis lugenud, see on aru saanud, et on väga palju teadvustamist toimunud ja see on olnud valus ja väga palju negatiivsust seal sees. Minu jaoks on see kõik ilmselge tõestus, ma ütlen jällegi sellest, et mina olen mitmepalgeline, mitte ainult 2-palgeline, vaid 100-palgeline, kui te mu blogi loete, seal on väga palju vastandlikku ja seetõttu on ka inimestel mind võib-olla raske natuke usaldada ja uskuda, sest ma räägin ükskord ühte, teinekord teist ja ma siiski soovin jõuda nagu mingisuguse ühtsuseni või ühiste temaatikateni või ma soovin lahti saada sellest, et see ongi nagu minu nagu viimase aja nagu väljakutsed olnud. Teadvustamaks siis endale, mis kõike minu sisse on kogunenud ja olles teadlik sellest, saan siis nendest asjadest nagu lahti lasta. Paraku see minu väljaütlemised on siis väga paljudel inimestel nagu haiget teinud ja mulle endale ka loomulikult, ega endale teadvustamine, et sa oled isekas ja kade ja et sa oled arvustav ja et sinus on isegi mingisuguseid kurje mõtteid ja mida iganes, et ei ole olnud mulle ka lihtne nagu teadvustada. Ja ma ei teagi täna, miks ma seda blogi üldse pean jätkama, sest nagu ma ütlesin ammu, et ma alustasin blogi kirjutamist, et mu ema saaks silma peale hoida mu põnevatel juhtumistel Ameerikas ja kuidagi ajaga see muutus, mina muutusin ja siis see muutus selliseks väljaelamiseks. Täna ma käin nagu emal külas ja abiks ja ma räägin temaga, et mul ei ole vaja enam seda blogi ema pärast pidada nagu. Nüüd on nagu, mul ongi endal ka vaja mõelda, et milleks mul seda blogi vaja on ja kas mul on vaja tekitada endale rohkem vaenlasi ja viha nagu, et ma saan aru, maailmas on palju sellist, mida ma soovin, et muutuks, aga minu targutamine seda väga palju enam ei aita, et elu õpetab ise kõiki neid, kellel on vaja saada oma vitsad kätte ja minu asi ei ole neile seda öelda. Minu suurim asi, mida mina saan täna teha, on olla eeskujuks oma olemisega, oma vabadusega. Ja ma ei taha enam öelda, et ma olen mingi üliõnnelik. Tule saamuga kokku ja eks sa ise näed, kus seisus ma oma eluga nagu olen. Et elu meie elu tulemused ja meie elu olemus räägib iseendast selgemat keelt kui meie sõnad. Ja ma ei ole veel
ülimas õnnes ja vabaduses, et eile kogesin seda, kui kokku sain ühe oma blogilugejaga. Tere, ma tean, et sa seda kindlasti vaatad ja inimene, kes suutis mind endast välja viia selles mõttes, sellest, kes ma olla tahan, viia mind tagasi sinna madalama leveli energia vibratsioonile ja mul on veel palju tööd teha, sest ma ei soovi elada siin madalavas energias lihtsalt, sest seal on väga palju muret ja asju, mis mulle nagu ei meeldi ja ma olen kogenud väga palju hetki ja kogen aina rohkem elamist siis kõrges energias, kus siis on vähem muret, kus siis ei ole neid vajadusi nii palju. Ja see ongi nagu üks asi, mida vabadus minu jaoks tähendab, et mul ei ole vaja mingitel hetkedel enam tunnustust, armastust, seksi, alkoholi, seda mul üldse ei ole enam vaja. Mu enda üllatuseks ka. Et siis ma pean ise ka mõtlema selleks, miks ma seda nagu blogi pean ja ma sain aru, et paljud inimesed lugesid mu blogi sellise meelelahutusliku huviga nagu, et ei usu ja ei toeta aga põnev ei lugeda, et mida see hull teeb ja ütleme, meelelahutuse eesmärgil ma seda blogi nagu ikkagi pidada ei viitsi. Sain palju head tagasisidet ka inimestelt, kes ütlesid, et mul on ka mingid märke olnud elus ja mul on hea meel näha, et keegi on selle välja võenud. Veel üks huvitav asi, käisin vahepeal siis Southwesterni ühispeol Vabankis, kuhu mul oli kuidagi loogiline, et ma ei lähe sinna, sest ma ei ole mingi klubi inimene enam ja ma mingitel hetkel ma ei suutnud olla ja mul ei meeldinud olla väga suures rahvaseltskondades, eriti kus mul on mingid potentsiaali kohtud inimestega, kelle suhtes võib olla minu suhtes negatiivset meelestatust ja vastupidi ka. Aga ma käisin sellel samal päeval Reiki tutvustaval koolitusel ja leidsin, see on tõesti minu jaoks ja see Reiki koolitaja on käinud sama raja läbi, mis mina, sarnase raja. On majandusmagistriga edukas inimene olnud, aga see ei olnud tema tee ja viisid endaga väga nagu suurte seinteni ja põhja välja nagu minugi elu. Ja nägin siis, kui vaba ja puhas ja maskideta üks inimene võib olla ja leidsin siis palju nagu jõudu sealt. Läksingi koju, panin ennast ilusti riidesse ja läksingi siis Vabanki, sest ma soovisin selle täiskuud kasutada, et asjadest lahti lasta, sest see oli väga võimas täiskuu ja mul on väga palju emotsionaalseid videosid endast ka, mida ma ilmselt üles ei pane nagu. Aga väga palju oli jälle välja ja mis ma otsustasin minna sinna peale, et ma ei taha nagu karta Southwestern. Loomulikult ma ei tunne enam, mul oleks paljude nende inimestega enam ühist keelt ja see on okei, nagu minul on aeg edasi liikuda, nemad liiguvad omas tempos, omas suunas ja on inimesi, kelle ma kindlasti edasi suhtlen. Ja ma läksin sinna ja üllatuseks tundsin ennast seal päris hästi. Sest oli väga palju inimesi, kes toetasid mind ja ütlesid, et ütlesid välja asju, mida nad on teinud, mida nad ei ole julgenud öelda, mille eest nad on tulnud süümepiinu ja nii edasi. Et mina loomulikult olin siis nagu väga äärmuses, ma olen nõus sellega. Ja sellel äärmuslikkusel on ka kindlasti mingid põhjused, et mitte ükski asi ei teki niisama, et kui sa usud sellesse, et kõik, mis meie seest välja tuleb, mis me välja ütleme, kuskilt on see tekkinud, kuskilt on see tulnud, et nii kaua kui seda ignoreerid, nii kaua ta jääbki sind kummitama. Et mina siis olin see inimene, kes siis väga avalikult kõik välja ütles ja ilmselgelt te näete, et minu sisse on kogunenud väga palju erinevaid vastakaid emotsioone. Ja mul oli seal hea olla. Ja need inimesed, kellel minu blogi ei meeldinud ja ei öelnud mulle tere ka ja silmselt me isegi ei lasknud nagu tekkida. Väga huvitavaid vestlusi oli seal ja tajud ka väga kiiresti ära nagu, kes mis emotsiooniga sulle tere ütleb ja kuidas ta sind vaatab nii edasi. Et see oli huvitav, käisin ära, see oli väga hea, see oli väga vabastav. Ja siis kuulsingi seda, et see oli nagu, mu blogi oli justkui nagu mingi, ma ei oskagi öelda, selline revolutsioon või nii. Ja eks mingi osa minust seda nagu ise siis nagu tingis ka. Ja ma ei soovi seda nagu väga palju jätkata, et ma saan ise aru, ma tekin sellega oma tervisele liiga, endale liiga väga palju. Ma ei kahetse, et ma sealt protsessist läbi käisin. Ma soovin ise jätkata puhtamalt. Ja
kõrgema armastuse lainelt, mis tähendab seda, et ma soovin nagu hakata looma oma elu rohkem, mitte elada oma minevikust nii palju kinni. Ma kindlasti ei lase oma minevikust lahti, sest sealt on palju õppida ja ma iga päev saan väikseid teadvustusi, miks midagi mu elus juhtus. Aga ma üritan seda siis natuke tervislikumalt edasi teha ja mitte siis välja elada nii palju siis vähemalt teiste ees, nagu et eks ma siis elan seda oma ette välja, et kuigi mingi osa minus nagu tunneb, et see on ka eeskuju teistele, et tõestamaks, et see on okei olla emotsionaalne ja lasta endast asju välja. Et see on see, mis mulle väga meeldis Andrew Barnesi koolitusel, kes siis õpetas meile natukene, rääkis meile mees- ja naisseksuaalsusest ja nii edasi, et ma võib-olla jõuan ka tema tantristlikele koolitustele, et mulle ta lugu väga meeldib. Andrew on siis ise käinud ka läbi väga huvitava elutee, olnud siis narko ja muude pahadega nagu seotud ja leidnud siis enda jaoks sellise spirituaalse tee, käinud väga kõrgele ära ja tänaseks mulle tundub, et on leidnud sellise ilusa tasakaalu, sest ma sain ise ka aru, et mingi hetk ma olin nagu ühendatud väga palju kosmiliste energiatega ja seetõttu ma olingi nagu täiesti teises nagu levelis, ma ei tahtnudki sinna alla elada, aga ma tunnen, minu tee ei ole nagu munk olla ja ehk siis ma tahan elada siin keskkonnas, selleks on mul vaja ikkagi nagu maandada ennast ja olla siin keskkonnas, olla siin tugev, aga olla siin teadlikkus kõrges energias. Ja tema on nagu hea näide selle kohta. Ja ta väga hästi rääkis sellest, mis minu jaoks on nagu loogiline. Igaüks teeb oma tõlgendused, et meil kõigis on nagu mees- ja naispoolsust ja meie ühiskond on siis kasvatanud ja õpetanud meid meestel siis vähemalt mitte emotsioone välja näitama ja nii edasi, et mitte olla siis pehmo-naiselik tüüp, on ju. Aga kui te mu blogi lugesite, siis nägite, et minust tuli väga palju emotsiooni välja ja minul on lihtsam olla, kui ma olen teadlik oma naispoolest ja meespoolest ja mul on see alati olnud olemas. Ma ei ole kunagi tahtnud olla väga macho mees. Juba lapsest peale ma mängisin rohkem nukkudega ja joonistasin ja riietasin ennast naiseks ja olen olnud väga emotsionaalne, empaatiline, nagu tüdrukutele üldjuhul on kohane rohkem. Ja mingi hetk elus siis ma tajusin, et see ei ole siis see, mida nagu keskmine ühiskond nagu väärtustab ja siis ma kasvatasingi endale sellise korraliku kesta ümber ja kõik, kes mind minevikust teavad, et oleval ikka väga tohutult suur ego ja üritasin siis see kõva mees olla. Aga eelmise aasta detsembris siis tekkis siis must mingisugune soov hakata olema rohkem aus enda suhtes. Ma teadsin, minu sees on need tunded kõik olemas juba lapsepõlvest. Olla kaastundlik ja mõelda, tahta aidata kõiki ja miks ma seda varjan, miks ma pean nagu käima nagu sellele vastu ja Andrew rääkis sellest väga hästi ja nagu Osho on öelnud tema sõna kohaselt, et kui sinu mehelikkus ja naiselikkus saavad täiskasvanikuks, siis võib sealt sündida Buda. Ja ta rääkis väga hästi sellest, kuidas meis on mehelikkus ja naiselikkus siis alaarenenud nii-öelda, et sealt tekivadki kõik konfliktid, ja see täiskasvanikkus on ka selline sõna, millel võib olla väga palju tähendusi, aga minu jaoks ta rääkis lihtsalt väga lihtsas jälle tähenduses, mis tähendab siis selline kõrgem teadlikkus ja kõik algab samast moodi, et olles teadlik oma emotsioonidest ja probleemidest on väga oluline samm ja sa ei pea isegi nendest lahti laskma, aga kui sa nendest oled teadlik, siis nad ei võta sinu üle võimust ja siis see on võib-olla üks asi, mis mind on nagu aidanud see suvi, et ma olen nagu aktsepteerinud rohkem iseennast sellena, kes ma olen ja see on vabastav minu jaoks, aga ühiskonnale see ja minu tööle see nagu kaasa ei aidanud nagu. Et siis, et oli nagu huvitav ja et leida sellist tasakaalu. Nagu ikka see on, rääkitakse yingist või yangist või üldse nagu igasugus mõttes nagu tasakaalust ja see on see, kuhu poole ma nagu tahan jõuda ja eks ma vaikselt, ma ise tunnen natuke sinna poole nagu liigun. Mis siis veel vahepeal huvitavat juhtunud on, millest ma teile rääkinud ei olegi, et eks ikka, olen rohkem ikka suhelnud oma väikeste abilistega ja see on ka nagu paljude jaoks selline paras suur kurioosum, et raske uskuda. Nii, keegi jalutab hobustega rannas. See meeldib, siukseid asju meeldiks teha paljudele mu blogi lugejatele. Tervitan teid ka.
Olen palju viimasel ajal armastuse ja suhte teemal nagu tundeid tundnud siis, millest ma väga pikalt ei räägi, aga minus on nagu avanenud jälle selline soov olla armastatud ja jagada armastust, et see on natuke segunenud ikkagi sellise armastuse vajadusega, ehk siis iseka armastusega. Siis ma nagu, olen üritanud nagu sellest nagu ka lahti lasta ja et ma siis pikemalt ei räägi, et siis mitte liialt torkida, loopida kive teiste kapsaaedadesse, sest armastusest tihtipeale on seotud 2 inimest. Aga ma räägin natukene eilsest kohtumisest, siis kuna minu üks blogilugeja andis siis nõusoleku natukene nagu rääkida temast, et kohtusin siis ühe kodanikuga, kes on äärmiselt tark inimene ja akadeemiline ja väga huvitava eluga, et ilmselgelt on tal palju õppida ja nii edasi. Aga ma sain jälle kord kinnitust, et kõrged akadeemilised teadmised, tohutu lugemus ei pruugi anda mitte mingeid eeliseid, kogemaks siis seda minu arvates sellist kõrgemat nagu teadlikkust, milles on siis nagu see hinge olemasolu ja et me ei sure ära ja hingena ja et eksisteerivad mingid jõud ja abilised ja sellised nagu asjad, et ja ma olen nagu ammu mõelnud, et on nii palju inimesi, kes on hästi targad ja aga mingi asi on siis nagu puudu sealt ja isegi neid inimesi, kes on nagu spirituaalses maailmas hästi akadeemilised, hästi palju faktiliselt ennast harinud, aga mingi nagu klikk on sealt puudu ja minu jaoks endiselt minu jaoks, mina täna usun, et see, mis seal puudu on ikkagi see energiline vibratsioonitase, kus inimene paikneb nagu. Ja siis juhtuski eile see, et me põhimõtteliselt pidime vaidlema. Inimene tahtis nagu kokku saada, teda huvita, luges mu blogi ja tahtis nagu teada seda, aga see oli väga provokatiivne ja mida iganes ma nagu üritasin seletada, oli sellele mingisugune nõue teadusliku kindlaks tõestamisel, siis ma tundsin, ma peaks nagu tõestama ennast ja siis mulle ei meeldinud see roll ja siis ma nagu tahtsin ära minna, aga siis mul tekkis nagu see vajadus talle ikkagi nagu tõestada, sest minu jaoks on nagu äärmiselt huvitav inimene ja ma lootsin, et suvega ta on natukene avanenud rohkem ja või sina võtad isiklikult või võta, vahet ei ole, on ju. Ma ütlesin eile kõik nagu otse välja ka, nagu, et ma väga ei varja, nagu, et see on inimene, kellega ma kindlasti jään suhtlema ka edaspidi, et minu jaoks nagu selline aus suhtlemine on nagu väga ilus asi, et isegi kui sa ei suuda nagu, kui sa ei pea midagi isiklikult võtma ja siis vaidlesime põhimõtteliselt ja üritasin nagu seletada siis miks ja kuidas ma neid asju näen ja keda. Siis ma jõudsingi jälle sinna nagu, et neid asju tuleb siis nagu ise kogeda ja aga energia ikkagi. Ma ei näe nagu muid lahendusi, et kui keegi tuleks küsiks, et kuidas leida siis sellist hetke või sellist olemist, nagu, kus sa ei ole enam nii palju kinni asjades või siis minu esimene ikkagi soovitus täna töötada enda energiaga, et saada oma vibratsioon kõrgemale, saada ka siis oma kõrgemad tšakrad nagu domineerima natukene, et puhtalt sellest mina usun, et inimene on võimeline nägema asju teisiti ja tajuma asju teisiti, võtma asju vastu teisiti, sest tihtipeale meie akadeemiline aju võtab vastu täpselt nii palju, kui ta tahab võtta ja kõik, mis talle seal meeldib, ta õpibki sealt ja ta näebki, et see ongi õppimine, aga kõik, mis egole ei meeldi, seda ta blokeerib ära. Ja seetõttu minu jaoks väga suurt õppimist ikkagi ei toimub ikkagi palju sellise uue informatsiooni ammutamine, aga nagu kõrgemale jõudmist ei toimu kunagi minu arust, kui selle informatsiooni filtreerimine käib nagu läbi ego, sest egole ei meeldi see, millest mina räägin ja selline mindfulnessi teema, sest egole ei meeldi, kui ta ei saa olla kontrollis, kui inimene jõuab sinna, kus ta enam ei mõtle nii palju. Et see on ka, ma olen ise ka kogenud seda, et kui sa teed joogat või meditatsiooni, siis tihtipeale meie mõistusele ei meeldi see, siis ta nagu üritab sind kogu aeg tüüdata. Ja see on, mis mina nagu siis nagu täna usun, et aga ilmselgelt ma õppisin eilsest kohtumisest
faktiliselt ma sealt väga palju juurde sain, aga ma nägin jälle mingid nüansse, kuidas mingid inimesed asju näevad ja ma tegin enda jaoks mingeid järeldusi, mis siis hoiab inimesi nagu kinni seal ja see on täiesti okei. Mina isiklikult tunnen, et ma ei soovi seda mängu liiga palju enam edasi mängida, minu jaoks selliste mõistuse maailma mänge, et ma olen seda nagu mänginud ja ma tunnen, et minu jaoks on nagu see faas nagu läbi, et mind huvitavadki siis nagu sellised suuremad asjad, mis minu jaoks tunduvad suuremad. Ehk siis kui rääkida nagu, kui raha investeerida, siis ma uskusin ka sellest, et sa peaksid nagu ette mõtlema pensioni peale ja panema raha sinna, siis täna mina mõtlen ka selles mõttes oma pensioni peale, aga minu pension nagu näeb ette sellist nagu hingesse investeerimisest. Mina isiklikult usun, et mu hing jääb eksisteerima ka peale mu surma ja ka peale surma on siis mingisugused erinevad tasemed seal, teadvuse olemise tasemed ja kui ma oma õppetundi siin kehas ei saa, siis ma tulen ja kordan neid üle ja mu probleemid võib-olla hoopis süvenevad. Ma ei tea seda. Aga minu jaoks nagu on see nagu investeering nagu jõuda nagu kõrgemale seal ja seal nagu selles maailmas nagu raha nagu kaasa võtta üles ei saa, mainet nagu kaasa võtta ei saa, et seetõttu mul nagu fookus sinna nagu väga palju ei ole. Nii palju on muutunud vahepeal, et ma tunnistan, et raha on vaja, kui ma tahan siin maailmas elada ja seda siin maailmas nagu vähemalt sellest keskkonnast siin nagu eksisteerida sest mulle meeldib siin olla, mulle meeldib inimesi aidata ja kogeda kunsti ja ka neid lihtsalt nagu asju nagu. Aga ja ma tunnen, et mul oli rahaga väga suuri probleeme ja sellest ma kirjutan võib-olla pikemalt teinekord, et kuidas mina näen, miks mind raha hästi palju häiris, miks ma sellest kogu aeg ilma jäin ja kuidas mina arvates see viha raha vastu tekkis minu perekonnast ja kui ma nüüd nagu rohkem tean oma pere ajalugu, siis on see selline nagu edasi pärandatud nagu probleem minu arvates ja siis ma üritan nagu seda lahendada nii-öelda ja see ei tähenda, et raha oleks siis tegelikult nagu halb, ma täna tunnen seda vähem ja ma soovin ikkagi oma ellu rohkem raha tulevikus ja mitte üleliia palju. Ma soovin toituda endiselt mahetoodangust, ma soovin käia kontsertitel ja käia koolitamas ennast ja aidata. Ja rahal on energia, aga mul oli tohutu viha raha vastu, nagu te aru saite. Ja mingi osa minust endiselt tunneb, et raha on nagu väga palju kurjuse juur nagu, aga ma usun sellesse, et raha võib olla ka väga hea, aga minu jaoks oli vaja see protsess läbi käia, et see nagu teadvustada enda jaoks nagu korralikult. Sest minu jaoks nagu raha hulga olemus ei lahendanud ära minu jaoks raha probleemi. Vot, siuksed väiksed arengud, tunnen ennast väga hästi, vabadus valdab mind enamuse ajast, kuna mul ei ole lihtsalt kohustusi praegu ja see on ilus aeg mu elus. See on ilus aeg leidmaks omal võib-olla elukaaslane, sest mul pole autot, mul pole karjääri, mul puudub igasugune turvalisus. Ma saan isegi täna aru, et mul puudub ja see on õigustatult, mul puudub see ja õigustatult on inimesi, kes ei peaks mind nagu tõsiselt võtma täna, et ei teagi. Ja minuga kokku minnes täna ei olegi turvalisust nagu, sest ma ise ka ei tea, mis must saab. Aga kui ma täna leian inimesi, kes leiab, et armastab seda hinge ja seda inimest, siis kui sinna peale nagu tuleks, siis ka turvalisus, see võiks olla nagu päris imeline. Nagu, et, ma võin nii palju öelda, et minu ajaloos on olnud periood elus, kus minu edu ja minu ego kasv on mulle toonud väga palju rohkem huvi naiste poolt. Et siit võid ise mingi seose tuua ja ma nagu ei halvusta seda. Naised otsivad turvalisust ja seda enda kõrval. Et mina isiklikult täna soovin siis jõuda oma olemusega kõrgemale, paremaks inimeseks, stabiilsemaks inimeseks, mida ma ei ole olnud, nii et andke mulle andeks ja ma liigun sinna poole, et nii hästi, kui ma suudan, et ja keeruliseks teebki see, et ma nagu käin üles alla kogu aeg ja käin sinna ja tänna ja siis ma hüppan oma emotsiooni sisse kogu aeg ja oma egosse sisse, siis
eemalt nähes võib tunda päris kaootiline tüüp see olev nagu. Aga ma ise tahaks loota, et mingi läbiv joon on minu blogides olnud ja mingi suund, kuhu ma jõuda tahan ja minu jaoks vähem volguda mu ego või hinge jaoks vahet ei ole, minu jaoks tundub see nagu minemaks aina ühtsemaks ja lihtsamaks ja konkreetsemaks ja ma tunnen, et elu mu ümber ja minu abilised on rohkem mind toetamas, kuna ma tunnen, et ma enam ei liigu nagu nii palju oma rajalt mööda, kus mind üritati nagu tagasi suunata siis läbi katsumuste ja väljakutsete. Et siis viimane nagu selline näide, mis ma mõtlesin täna hommikul, et mille üle ma olen üldse palju, miks ma jala ära murdsin. Kes teab, siis ma tahtsin keegi olla alati ja kui ma raamatumüügis tegev olin, siis tunnustati ühte noormest, kes oli nagu kõige kiirem jooksja Southwesternis ja kui ma istusin ja kuulun, see jäi minu südamesse nii kõvasti ja ma tundsin, et mul on nagu mingisuguseid potentsiaali jooksmises. Loomulikult mul olid põlved haiged, operatsioonid olnud, liigesed haiged, mul oli puukborrelioos olnud ja ma arvasin, ma ei saa kunagi jooksma, mida arst mulle ütles ja nii edasi. Ja siis mul oli väga suur crash down oma elus kunagi ja siis ma hakkasin jooksmas käima 5 kilomeetrit kuus, lisasin kogu aeg, et ma ei hakanud kohe pikalt jooksma, et see oli raske minu jaoks. Mul oli kops koos, pistis kogu aeg ja see pistmine jäi mulle kogu aeg siia ja isegi täna ma tunnen, ma tegin väga palju liiga omal mingisugusel osale oma rinnakus. Ja ühesõnaga, ma jõudsin oma jooksmisega nii kaugele, et minust sai kõige kiirem Southwesterni jookse 2 aastal korraga, 2 aastal järjest. Need jooksud ka väga huvitavad, ma jooksin vahel iga päev 20 kilomeetrit ja see ei olnud enam minuks mingi probleem. Ja siis ma murdsin oma jala ära, just sel perioodil, kui ma tundsin, ma tahan hakata ultramaratoni jooksma, aga kui ma tagasi vaatan, siis minu keha see ei oleks minu kehale olnud õiglane ja hea ja mu jalg murdus ära ühe lapsega mängides sirgel põrandal. Ja ma ise tunnen vähemalt täna, et keegi või miski aitas sellele kaasa ja ma olen sellele ääretult tänulik. Ma tunnen, et oli asju minu elus, mis tahtsid mulle öelda, et võta hoog maha olev. Ma ei oleks kunagi joogasse ilmselt jõudnud nii pea. Ma ei oleks nagu oma elus nii palju hoogu maha võtnud ja et see oli nagu huvitav nagu tähelepanek ühest märgist, mis mu elus on olnud, nagu Steve Jobs ütleb, et you can connect the dots later nagu, et kui sul oled praegu mingis otsus ees, siis on raske nagu aru saada, et võib-olla mis see õige otsus on, aga kui sa õpid nagu tagantjärge aru saama, mis sind suunas kuhugi ja kui sa nagu leiad seal mingisuguse loogika ja mäletad isegi, mida sa tajusid, tehes seda otsust, et toda otsust, siis sa hakkadki arendama enda sellist sisetunnet ja siis võib juhtuda, et otsuste tegemine läheb lihtsamaks tulevikus. Et minu üle naerdi eile väga kõvasti, kui ma rääkisin, kuidas ma oma sisetunnet kasutan. Et minu jaoks on loogiline see, et kui ma midagi tegema hakkan, mingi otsust tegema hakkan ja minus on selline hea tunne ja ei ole niisugust ärevust, siis ma teen seda ja kui mul on selline vastumeelne tunne või kerge ärritus või ärevus, siis ma ei tee seda, et minu jaoks on ta ennast nagu tõestanud. Loomulikult saab seda ümber lükata sellega, et su ego suudab sulle kõike nagu selgeks teha ja näed ilusat naist, loomulikult on hea tunne, on ju. Aga mul on ka ärevust minnes mingite inimeste juurde, mis võiks nagu egole või isegi meeldiv olla. Et siis selliste punktide ühendamine oma minevikust siis võiks aidata paljudel inimestel võib-olla lihtsamaid, paremaid otsuseid teha oma tuleviku jaoks ka. Sest usun endiselt, oleme sünninud siia kehadesse õppima üht-teist, õppima tundma asju, õppima armastuse kohta ja igal ajal on meil siin erinev teekond, erinev asju vaja õppida. Ma siiralt tahaks loota, et me kõik jõuame natukene parema ja harmoonilisema ühiskonna suunas. Kes on tähele pannud, olen oma Facebooki deaktiveerinud. Võib-olla tulen sinna tagasi, kes teab. Seal oli lihtsalt liiga palju, mida mu aju ei olnud vaja ja mu hingel protsessida ja sest mul väga palju lehti, mille artiklid mulle meeldib lugeda, et siis ma tegin lisakasut, et kui sul tõesti tunned, et sa tahad mu ühendust saada, siis kirjuta mulle meili. Tegin uue meili ka endale. Et kõik ma tunnen täna, et kõik, kellel on vaja minuga ühendust saada, seda saavad teha ja ma soovin, et seda teeksid. Mulle ääretult meeldib inimestega kohtuda, kellel on reaalselt ja huvi nagu õppida nende asjade kohta. Mul on väga, väga imelisi kohtumisi olnud, kus ma hakkasin mingi kaarti kasutama ja see on minu jaoks uus teema ja rääkida sellistel sügavatel teemadel ja kõik, kes on mulle külla tulnud, siis pakun neile väga huvitavaid siis toite, mida ma siis ikka nagu oma
loovusega nagu kokku olen keeranud nagu ja ise ma neid väga naudin ja tulemus on siis külmemad ajad ja et kui sul on huvi ja kui sul on tõesti avatud meel tulla kuulama minu lugu ja saama mingeid uusi mõtteid ja saama sõnumeid siis inglitelt, siis kirjuta mulle, saame kokku, kui mingi õhtu saame nautida kaminalõket ja rääkida. Et mul on praegu seda aega ja see täidabki mu päevas, et ma kohtun kuskil 2 inimesega iga päev keskmiselt ja ääretult huvitavad inimesed ja mul on neil alati midagi õppida ja nendelt on kindlasti minult õppida, aga kõige olulisem nüanss on sealt avatus. Ja see avatus on väga triki koht nagu. Et olla avatud kõigele on päris keeruline tänapäeval, sest väga palju vastuolust informatsiooni. Et see on üks koht, mille kohta ma isegi tahaksin rohkem ise õppida, et kuidas siis olla tervislikult avatud. Sest ma olin ka avatud mingi hetk, ma olin avatud ainult sellisele edumeelsele maailmale, et mis ma nagu õppisingi väga osavalt ennast ümber seadistama. Et aga kui sa tunned, et sa oled avatud nendele teemadele, millest mina nagu räägin rohkem, siis ma arvan, et me võiksime kokku saada küll ja ma olen siiamaani kõikidelt midagi õppinud, nii et sa ei pea muretsema, et sa raiskad mu aega. Ei raisanud ka sina mu aega, kellega ma eile kohtusin. Ma olen sulle väga tänulik, sa oled olnud väga oluline osa minu arengus, sest meil on kõikidest midagi õppida, isegi kui nad ei ole need, kuhu me jõuda tahame selles rollis. Ja ma ei taha enam kuhugi kellegi rolli enam jõuda. Ma olen ammu jõudnud juba sinna, et ma ei vahetaks oma elu mitte kellegi teise vastu ja minu enda arvates on mul vaeldamatult väga huvitav elu. Absoluutselt. Täna on mul teadmatus, mis must saab enam-vähem, kuhu ma jõuan ja see pakub mulle naudingut ja huvi ja inimesed ja avastused ja see edasiliikumine on mõnus, et vahet ei ole, kus tasemel sa oma eluga oled. Sa tead ise, et kui sul on mingid progressi elus, sa tunned ennast hästi, et minu jaoks on see progress olemas täna ja kindlasti jätkan. Tänan, et olete olnud minuga ja kui teil on mingit huvitavat mõtet tagasisidet mulle, siis saatke. Aitäh Kadrile, kes soovis, et ma filmiksin ennast külgprofiilis, siis kaovad ära mustad ääred, nii et Kadri, sa oled äge ja ma loodan, et sul tuleb väga vinge reis. Ma ei tea, kas ma võisin seda mainida, aga ma arvan, et sul oled ka üks nendest inimest, kes ei karda enam paljut. Olge hoitud, olge hetkes, olge avatud järgmiste postitusteni.